Me hakkame rääkima F1-st ja F2-st. Ei, mitte vormelist, küll aga Spoti nii-öelda kodurobotvormelitest. See on kõigile tuntud F1, sellest me oleme rääkinud, aga täna me sellele keskendu. Selle paneme kõrvale, me räägime F2-st. Kuule jaa, tõepoolest, et nüüd on olemas F1-l ka vääriline väikevend olemas nimega F2 siis. Miks ta väikevend on sellepärast, et ta on natukene säästlikum rahakotile, aga see ei tähenda, et ta midagi kehvemini koristaks, et sellel F2-l, no minu meelest on sellel olnud väga suur soe vastuvõtt, et käisime just alles eelmisel kuul Saksamaal IFA-l ühel suurel messil, mida külastas 200 000 inimest. Ja siis kusjuures see F2 mudel sai seal väga palju tähelepanu ja võeti sakslaste poolt väga hästi omaks ja tegelikult mis juhtus oligi see, et me müüsime peaaegu lao täiesti tühjaks, aga me ütlesime niimoodi, et me ei tohi kõike ära anda, et meil on Eesti inimestena ka neid vaja. Aga miks F2 on hea? Okei, loomulikult, vaata, tänapäeval on robotid juba sellised, mis suudavad isegi trepist üles ronida. Ma olen näinud mingi sokke korjavad isegi. Ja osad isegi korjavad sokke, eks ole. No see on juba täitsa selline kosmos. Aga eestlased ja sakslased on väga praktilise loomuga inimesed. Nendel on vaja ikkagi, et see teeks seda tavalist tööd. Aga mille poolest on erinev? F2-l on ikkagi olemas see kogumisjaam, mis tähendab seda, et kui vanasti pidi kogu aeg vaata seda paaki ise käsitsi ära võtma, tühjaks valama ja tihti sai see nagu täis ka vara ja siis ta enam ei tõmmanud tolmu ju peale, käis lihtsalt niisama ringi. Ja et siis on nüüd selle kogumisjaam juures. Mis on hea F2 on hästi kompaktne kogumisjaam, et ta ei võta palju ruumi. Et sobib sellise 2-3 toalise korterisse ka. Mis tähendab seda, et kuskil 60 päeva ei pea ise seda asja... 2 kuud lausa saab niimoodi, et siis alles tuleb siis see kogumisjaamas, siis see kott välja võtta, siis see puhastada. No täpselt, mul on niimoodi, et see robot on kodus olnud juba paar kuud ja ma pole siiamaani seda kotti tühjanud, kuigi mul on ju ka koer, eks ole, kes siin karva ajab, aga lihtsalt kuna ta iga päev ju töötab regulaarselt, siis seda tolmu nii palju nagu ei tekigi enam. Tõestuseks ka, see karva on siin. Tema nimi on Nufik. Tema on meil Nufik, jah. Et ühesõnaga Nufikuga isegi saab 2 kuud saab rahulikult. Jah. Mis on veel hea tegelikult on see, et endiselt on tal ju olemas pesufunktsioon, et tegelikult on niimoodi, et paljud inimesed ütlesid, et nad ei taha nagu paaki vahetada algul kuivupuhastus, pärast märkpuhastus, siis siin on nüüd niimoodi, et paned selle sama paagi külge. Siin samas on siis, siia läheb vesi sisse, siin on siis nii-öelda tolmu kogumine, siin on vee kogumine ja nüüd kui siia samasse alla, siis panna siis hops, ja see nüüd alla tagasi panna, siis on, võtab tolmu ära ja siis selle järel ka siis teeb kohe märkpesu. Ja tal on 3 režiimi, eks siis võid, kui on mingi kivipõrand, võid panna maksimaalse režiimi, kui on parkett, paned keskmise, kui on laminaat, paned kõige nõrgema näiteks, et siis on nagu võib-olla kõige optimaalsem. Muidugi tal on väga head sensorid, tal on siin olemas see laserkaardistus, eks ole, selles suhtes, et mis tähendab seda, et ta kaardistab sul kodu ära ja sa saad talle keelutsoone ka luua. Eks tegelikult inimesed, kellel teil ei ole sellist põrandpuhastuse robotit kodus, siis tegelikult asi algab sellest, et kui selle koju endale toote, siis lasete ta kõigepealt nii-öelda elamise peal lahti. Siis ta kaardistab ära, vaatab, et kus kohast mingi nurgad asjad on, kuhu ta saab, kuhu ta ei saa, siis sa minu meelest umbes kinnitad selle asja ja siis saad ise määrata, et ma ei taha näiteks, et ta sinna laua alla ikkagi läheks ja siis sa saad määrata need ajad ka, et näiteks, et hommikul lähete viite lapsed lasteaeda kooli või lähete ise tööle, ta hakkab alles siis tööle. Ja tegelikult ega nad tänapäeval ei unde ka enam nii kõvasti. Jah, see on väga vaikne masin. Mis on veel eriti hea, vaata, kui vanasti olid kõikidel nagu 2 vuntsi, siis nüüd tal on 1. Aga see on sellepärast, et vaata vaipade alla tihti lugu ei nagu kinni, aga nüüd on nii, et ta läheb vaiba peale siis siit vasakult poolt ja tegelikult ta ei tõmba seda vaipa rulli ülesse. Nii et saab tegelikult ka sihukeste kergemate vaipade peal väga hästi tööd teha. Ja nüüd? See on ju väga hea hinnaga niigi praegu. No tegelikult on niimoodi vaata, selle asja hind on 999 eurot. Koos kogumisjaamaga. Koos kogumisjaamaga täis set, selles mõttes. Ja tal on 5-aastane garantii ka. Et selles suhtes, et sellepärast ei pea muretsema, et see sul vahepeal katke läheb. Aga mis on see asi, et praegu sellel nädalavahetusel on selle hinnaks 549 eurot. Aga kui keegi juhtub sinu saadet vaatama ja tal hakkas see asi meeldima, siis ta saab 100 eurot veel soodsamaks, kui ta kasutab sooduskoodi kodustiil 100. Kodustiil ja 100 kokku kirjutatud siis. Täpselt nii. Ehk siis täna 11. oktoobril aastal 2025 ja homme 12. oktoobril aastal 2025, kui te panete nüüd veel sisse sooduskood kodustiil 100, siis saate veel 100 eurot alla. Aga neid ei ole enam väga palju alles selles mõttes, et me oleme sellel nädalal ka Tartus ehitussisustusmessil olemas, et sinna läheb meil mingi kogus ära ja mis järgi jääb, need me välja jagame. Eks kes kiires. Nii et tegelikult tulge läbi, tulge külla.